tere! Tervist, Markus! Tere, Ain! Jah. Meil on nüüd huvitav algus saab tulema, sest liiga palju me ei ole kokku leppinud. Tulime siia, hakkame rääkima ja vaatame, mis sünnib. Jah, ütleks, et see on isegi liiga pehmelt öeldud, et pole palju kokku leppinud. Et ei ole üldse kokku leppinud. Yeah. Aga mulle hästi meeldis see algus, et kuulajad ilmselt ei kuule. Markus lõikab selle kindlasti välja, aga enne kui me alustasime, tegime sellise vaikuse hetke. Ja see hästi haakus ühe looga, mida ma just enne siia tulekut lugesin. Ma ikka räägin selle. Muidugi. Et selle jutt oli siis sellest, et kuidas nüüd Namiibias laps nii-öelda sünnib ja kuidas see ilma tuleb ja mis temaga juhtub. Ja see oli umbes niimoodi, et siis ema enne seda, kui nad hakkavad last üldse eostama, läheb loodusesse ja ta jääb sinna nii-öelda kuulama ja kuulatama, kuniks ta kuuleb siis selle lapse laulu, kes tahab sündida. Ja kui see laul on käes, siis ta läheb tagasi ja laulab seda laulu siis lapse tulevasele isale, õpetab ka talle selle selgeks ja alles peale seda nad eostavad lapse ja siis ja õpetavad selle laulu siis ka ämmaemandatele ja teistele nii-öelda, kes lapse sünni juures saavad olema. Ja siis kui nüüd laps sünnib, et siis sel samal hetkel ka lauldakse uuesti seda laulu talle nii-öelda ja laps tunneb ennast juba nii-öelda, et ta on nagu oodatud ja turvalises kohas. Ja hiljem siis elu jooksul ka nii-öelda olulistes hetkedes, näiteks kui laps teeb midagi ilusat, siis talle seda lauldakse uuesti jälle külaelanike poolt või saab mingi jamaga hakkama, et siis võetakse laps nii-öelda ringi ja lauldakse selle ja ka elu lõpus nii-öelda, kui ta lahkumus on siit ilmast, et siis jällegi lauldakse see viimane laul. Ja kuidagi see läks kokku nüüd selle vaikuse hetkega, mis meil oli siin enne salvestuse algust, et me käime just nagu kuulatama seda, et mis nüüd tahab tulla siia siis läbi selle podcasti siia ilmu siis meie kaudu. Et aitäh selle vaikuse hetke eest. Ja minu poolt samamoodi. Väga ilus loominguline lähenemine. Kuidagi loomingulisus kui elu osa muusika kujul. Mul kohe selle sinu jutuga haakus üks järgmine mõte, mis tuli Jaan Tätte raamatust Vaikuse hääl. Tema suhtub ka loo kirjutamisse samamoodi. Ja see, kuna ma ise kirjutan laule ja lugusid, siis haakus minuga, et ta ka samamoodi istub ja ootab, kuni laul tuleb. Ja seda on ka paljud mitmed väga head teised muusikud kirjeldanud, et nemad on justkui selline vahendaja, et see muusika eksisteerib ja on. Ja kui sa oled valmis ta ära ootama ja kirja panema, olema see, kes saab seda kirja panna, siis see on see koht, kus see tõeline sügav ja puudutav muusika aset leiab, et ta väljendas seda, kuidas mingid lood ikka on pastakast välja imetud, eks meil kõigil on, kes mingil määral loominguga tegelevad, mis on ka oluline osa, istuda maha ja kirjutada, isegi kui ei ole tohutult inspireeritud, aga et on tunda vahet inimeste reaktsioonis nendes lugudes, mis on nii-öelda tõesti tulnud kusagilt ise ja need, mis sa oled siis nii-öelda välja imenud pastakast. Jaa, see on ilus mõte ja see hakkab minuga ka, ma ka aegalt, ikka üsna sageli kirjutan ja viimastel aegadel ikkagi on see sama hetkeks vaikuse võtmine, et nii-öelda oodata ja vaadata, mis tuleb hästi oluliseks muutunud. Aga see haakus mul veel ühe mõttega, mida ma kuulsin Doris Karevalt kuskil ka podcastis ilmselt ja küsiti tema käest, et mis siis eristab nii-öelda nagu meistrit, nagu sellist inimest, kes loob tõesti nagu midagi olulist, võib-olla ka sügavat, siis nii-öelda nagu tavainimesest. Ja mul on tunne, et see meistri tase on ka see, et tema loobki midagi sellist või ta nagu väljendab midagi sellist, mis ei tule temast endast, aga et mis see nagu kaasa toob, ongi see, et see kokkupuude siis selle loominguga muudab kuidagi inimest moel või teisel. Nii et inimene ei ole enam sama, kes ta on siis nii-öelda peale selle meistri teosega kokkupuutumist, et see kuidagi haakus ka selle sinu mõttega. Ilus. Kas see kehtib nii-öelda teose loojale põhiliselt või ka nii-öelda tarbijale, kuulajale, kaasmõtlejale?
noh, eks ta on loojale ka kindlasti, aga et Doris Kareva rääkis seda eelkõige ikkagi nii-öelda siis sellest, ma ei tea, tarbija kõlab natuke naljakalt selles kontekstis, aga ikkagi inimesele, kes siis kokku puutub selle loominguga, mis iganes see looming siis nii-öelda on, et on ta siis, ma ei tea, muusika, kirjandus, ma ei tea, või õpetaja näiteks võib-olla, et ja noh, see võib ka täitsa mingi muu asi olla, et ma olen vahel mõelnud, et ka näiteks söögi tegemine on selline asi, et räägitakse, et vanaemade tehtud pannkoogid maitsevad paremini. Ja mul tunne, et see on ka võib-olla, et vanaemadel äkki on natukese rohkem aega, et nad saavad nagu rohkem pühenduda siis sellele, mida nad teevad ja äkki on seal ka seda elukogemust natukese rohkem, et see on nagu mingisugusest teisest teadlikkusest pannkoogi küpsetamine. Kõlab naljakalt, eks, aga... ja, absoluutselt, pannkoogi meister on ju samal moel, et see on, et see nõuab ka siis mingil määral selle vastuvõtja või sööja või kuulaja poole pealt ka seda teadlikku tunnetust, võtta see moment ja võib-olla kuulata või süüa selle kohalolu ja mõttega, et mis jõuab kohale ja mis kumab läbi, et ma tunnen, osad inimesed on väga hästi selle tunnetusega nii-öelda kontaktis. Teised võib-olla vähem, lihtsalt on nii palju muud toimumas, et ei jõua keskenduda või ei soovi keskenduda. Aga see, et on olemas sellised inimesi, kes tahavad leida seda miskit meisterlikku, ükskõik millises loomingus, see on ka tore ja julgustav ükskõik mis sorti loojana. Et kui panna süda sisse, siis keegi tunneb selle ära. Ja noh, see on selline huvitav, et tulles nüüd tagasi jällegi vanaemade ja pannkookide juurde, et ain su jutu peale mõtlema, et noh, tõenäoliselt lapsed, vähemalt kuni teatud maani ikkagi ongi ju sellised, et nemad on ikkagi suhteliselt, noh, kohal on see sõna nii-öelda, ühesõnaga, et nad enda tähelepanu ikkagi nii-öelda sellel, mida nad teevad. Ja võib tänu sellele nemad tajuvad ka seda vahet paremini ja noh, täiskasvanust peast võib elu läheb nii kiireks, pead igasugused mõtteid täis ja sööd siis nagu muude tegemiste kõrvalt, kuni siis ühel hetkel tõesti sa hakkad hindama seda, noh, tõesti seda pakutavat ja ka hetke ja siis hakkad jällegi uuesti märkama neid asju. Ja on tuli eilsest tore lugu meelde, et käisin ka ühe nii-öelda meeskonna juhtidega siis asju nii-öelda arutamas ja meil tekkis selline väike paus, mingisugune 15 minutit ja mõtlesin, et noh, teeme nagu pausi ja siis pärast saab süüa. Aga siis ikkagi osad arvasid, ei, nad käivad surta ära, söövad 10 minutiga ja tehtud. Ja noh, see tundus mulle nagu ilmvõimatu, et mul ikkagi läheb oluliselt kauem just sel samal põhjusel, et ma tahan nii-öelda nagu nautida ja võtta aja siis sellele söögile, mida ma söön ja mida ma nagu valmistan, et siis see oli siuke huvitav märkamine. Huvitav, tuleme kogu aeg söögi juurde, kuigi sai just lõunat söödud. Jaa, minul tekkis sellega seoses üks küsimus kohe, et kas sa tunned, et sul on see nii-öelda siis selline baas on juba, või kuidas sinu teekond on olnud sellest, et sa oled võib-olla mingil määral olnud või mingil ajahetkel olnud rohkem nii-öelda samamoodi selles kiiremas tempos. Mina näiteks tunnen, et mina olen võib-olla selle teekonna alguses, et see, et võtta hetk, et süüa rahulikult ja nautida seda, see nõuab minult pingutust igal korral, ütleme nii, et iga kord sellist valmisolekut ja läbimõtlemist. Ma kujutan ette, et kui seda korrata palju, siis see muutub normaalsuseks, et kas ja mis olid sinu sellised sammud sellel teekonnal või mingid suuremad läbimurded, kus sa tundsid, et see ei nõua enam võib-olla nii palju pingutust, kui üldse on olnud selliseid momente? Ma tahaks öelda, et see on ikkagi, mul on tunne, et see on selline järguline sujuv kasvamine. Täpselt nii nagu muidu puu kasva näiteks vaadata, et sa ei näe seda, kuidas puu kasvab, kui sa oled nii-öelda kogu aeg seal samas kohas või nagu näed seda puud nagu päevast päeva. Või nagu lastega, eks. Aga kui läheb mitu aastat, läheb näiteks mööda, et alles siis märkad sa seda kasvu. Ja ma arvan, et see minu puhul ilmselt täpselt samamoodi nagu kõik, kõige muuga, et see ise vist ei saagi aru, millal see hakkas, et on mingid hetked võib-olla, mis on eredamad. Ja see sama söögi näide, et see nüüd on ka alles, et ma olen teed juba pikemalt nagu armastan nagu aega võtta selle jaoks, aga kuskilt jällegi mingit asja lugedes või kuulates, nüüd tuli meelde, see oli raamat Iniminseneeria
midagi taolist, ühe joogiõpetused, et siis seal oli selline harjutus, soovitati, kui sa sööd, et siis esimesed 15 minutit ainult söömisele keskenduda. Et sa nagu ei teegi muud, ei loe, ei vaata telefoni, ei räägi kellegagi. Ja alguses tundus see keeruline, aga see läks üsna ruttu tegelikult üle, et nüüd ma arvan, et piisas umbes 6 ajast ja siis see kuidagi sai selliseks harjumuseks, et enam teistmoodi taha. Ja nagu sa ütlesid, et see on puhtalt selline harjutamise asi, et millele tuleb võtta nagu aega teadlikult tähelepanu suunata ja siis ta nagu tuleb. Ja neid saab hakata tasahaaval lisama, et ükskõik mis need on, siis söömine või liikumine või puhkamine või lugemine, et sa nagu võtadki siis selle aja ja keskendud sellele ühele asjale, et see kuidagi, ma arvan, et see aitab. Jah, üks video, mida ma hiljuti nägin, rääkis sarnasest asjast lihtsalt, kuidas võib-olla see eesmärk oli seal flow'sse jõudmisest, on ju, et kui sa implementeerid mingisuguseid samme, mida ta seal rääkis, millest üks oli samamoodi, et keskendu ühele asjale korraga, ükskõik mida sa teed. Et sa muutud hästi halvaks siis selliseks, kas meil on eesti keeles sõna rööprähklemine, multitasking, et mingi hetk sa ei suudagi enam võib-olla kõndida ja sõnumit saata samal ajal või süüa ja lugeda samal ajal, et aga minuga praegu see resoneerub, et ma ise tunnen tõesti, et ma olen selle üleminekuperioodi alguses, kus teha asju aeglasemalt ükshaaval just seetõttu, et need protsessid ja need kasvamise protsessid, mis on aeglased, nagu see puu kasvamine, et need saaksid toimida rahus ja kõik see muu müra selle ümber, mis on ühel päeval hästi üleval, teine päev hästi all, et need mataksid seda allasuvat trajektoori võimalikult vähe või häiriksid seda, et põnev. Jah, vaata, siin tekib mõnel võib-olla küsimus, et aga milleks? Et äkki saab niimoodi ikkagi rohkem, kui ma teen, ma ei tea, 3 asja korraga. Aga siin vist on nagu minu jaoks on 2 või 3 põhjust, et esimene on puhtalt selline emotsionaalne, et minu arust niimoodi on ikkagi palju mõnusam veel nagu meeldivam. Et sa nagu näed ja tunned ka seda, mida sa sööd. Aga teised võib-olla 2 ratsionaalsemat põhjust on siis need, et jällegi ühest toredast raamatust Hüva enesetunde efekt. See oli juttu siis meie sellest mentaalsest energiast või võib öelda ka tahtejõu energiast. Ja öeldi, et kuhu see kulub, et üks suur koht on siis nagu erinevad otsustamised, et kuidas või mida ma teen. Ja teine ongi siis selle nagu mitme asja korraga tegemine, selline rööprähklemine. Ja ma olen nagu avastanud, et tõesti, kui ma nagu teen ühte asja korraga versus näiteks 2 asjad, siis seda energiat kulub vähem ja on üks asi ja ma olen ka keskendunum ja ma suudan kokkuvõttes ikkagi teha, ma tahaks öelda paremaid asju ja võib-olla ka nagu rohkem siis nagu heas mõttes rohkem, et see ei ole see, et sa püüad iga ennast nagu toa koliga täita, vaid sa teedki sellise ilusa toa, kus on siis nagu ilusad asjad. Ja võib-olla kõige tüüpilisem näide, mis tuli mulle tuttav, et tänapäeval on hästi levinud igasugused webinarid ja veebikoosolekud. Et ma juba mõned ajad tagasi märkasin seda, kui ma näiteks olin kuskil veebikoosolekul või mingil koolitusel või webinaril ja ma samal ajal üritasin ka mingit muud asja teha. See võis isegi mingi väga lihtne asi olla, et ma ei tea, meile vaadata või kellelegi vastata või teha midagi. Et see ikkagi ühelt poolt nagu väsitas mind tohutult ja ma vaatasin, et see, mis ma nagu olin teinud, siis selle veebi asja kõrvalt, et see oli kuidagi pehmelt öeldes nagu mitte väga hea. Ehk siis see, et miks seda ühe asja tegemist soovitada ikkagi, et sa kulutad vähem energiat ja teed paremaid asju ja kokkuvõttes jõuad kaugemale. Aga see on puhtalt minu enda nagu tunnetus, et mõnel on kindlasti teistmoodi. Ja ma olen nõus. Viimasel paaril päeval kuidagi tundnud ka seda, kui olen natukene teadlikumalt selle peale mõelnud, et siis hakkad ka prioritiseerima asju natukene paremini. Et kui sead endale mingid teatud piirid, et siis saad keskenduda rohkem nendele asjadele, mis on tõeliselt olulised, mis viivad nii-öelda suurt pilti edasi, just seda sama puu kasvamist. Ja võtadki vähem aega võib-olla sellisele päevast päeva kiirele sahmimisele ja lõpuks
tõenäoliselt näed, et see ei olegi niivõrd oluline ja see on siis lõpuks täidetud aeg, mis pikas plaanis suurt kasu ei too. Et viimast paar päeva minu jaoks on olnud väga nii-öelda täitvad, sest ma olen ära teinud mingid asjad, mis on mitu nädalat nii-öelda meeles mõlkunud, et võiks ära teha ja need viiksid nagu suures plaanis palju asju edasi, aga alati on mingi väike pudi-padi, millega saaks enne tegeleda. Aga siis ma nüüd sel nädalal olen võtnud julguse rindu ja tegelenud nende asjadega ja tõesti tunne on väga hea ja midagi pole kokku kukkunud. Aga ma küsin nüüd vastu, et sa ütlesid, et nagu teha asju, millest on nagu kasu ja mis viivad edasi, et mis nagu on sinu jaoks need asjad, mis siis nagu, või kuidas sa aru saad, et see, mida sa teed, et sellest on kasu ja see viib edasi? Ma arvan, et mina hindan seda läbi selle, et milline tegevus annab mulle pikas plaanis kõige rohkem tagasi. Et muidu on hästi lihtne langeda sellesse rütmi, et teha ära need asjad, millega on kõige kiirem. See on see nii-öelda Eisenhoweri maatriks või kuidas seda nimetatakse, et üks telg on, et kui kiire millegagi on ja teine on see, et kuivõrd oluline miski asi on, et kippuda sinna kiirete asjade hulka tegutsema, et siis keskendumine nendele asjadele, mis on tegelikult olulised, need suured projektid, mis sa tahad luua, mis oled ette kujutanud, mis muutust võib-olla või kasu maailmale tuua, et need tõeliselt südamelähedased projektid ja asjad liiguksid edasi. Just, et see fookuse nihutamine sellelt kiiretelt asjadelt olulistele, et see on rahuldust pakkuv, sest ma tunnen, et neid pikaajalisi eesmärke, et ma liigun nende osas edasi, sest nende kiirete asjadega on see, et teed, aga väga ei tunne, et midagi muutuks selline hoidmine. See on ikka pidev hoidmine, aga jällegi üks podcast, mis ma inglise keeles kuulasin, nimetas seda, et on maintenance ja siis on nii-öelda edasiviivad tegevused, et keskenduda nendele edasiviivatele tegevustele, ehk siis süsteemide, protsesside, asjade ehitamisele, mis on võib-olla just siuksed suuremad asjad kui ma ise ja vähem neid siukseid maintenance ehk siis asjade käigus hoidmise väiksemaid tegevusi teha. Sarnane asi toimub inimeste kodudes ka, kui ma oma tööd teen, et ma just täna suhtlesin ühe esimestest klientidest, kes mul oli temaga. Ja tema ütles mulle tänases kõnes, et ta tundis, et ta muudki koristas, aga lõppu ei tulnud ja otsa ei saanud see asi. Et nüüd isegi, kui on vahepeal raske, et siis ei ole enam seda lõputuse tunnet, et võib-olla tegutsed siis tund aega koduga ja jõuad sellisesse mingisse tasakaalupunkti. Et justkui siis see protsess samamoodi võib-olla selline üks projekt, mis on oluline ka just nimelt selle jaoks, et tulevikus oleks neid kiireid tegevusi vähem ja ei oleks selline lõputu ülesmäge võitlus. Ma küsin veel võib-olla natuke sellised isiklikud küsimused, eks, ja suurem ja sügavam. Aga ikkagi, et mis siis on sinu arust elus üldse oluline? Sa tood ka seda olulise mõistet nagu välja, et mis siis on elus oluline? Minu jaoks isiklikult. Sinu jaoks isiklikult, just. Ma olen selle teemaga maadelnud päris tükk aega. Ja mingis vanuses sul on olnud kogu elu mingisugune võib-olla visioon, kas kelleks sa tahad saada või mida sa tahad saavutada. Ja kui ühel hetkel selgub, et see asi nii-öelda ei ole mõistlik või realistlik või kasulik, mitte et ma enam suurelt ei unistaks, vaid lihtsalt see eesmärk ei tulnud õigest kohast või selle motiivid sügaval olid nii-öelda ekslikud ja tegelikkuses mitte mind niivõrd toetavad.
et siis mingil hetkel oli täiesti kriis, et kõik tundus mõttetu, sest ta ei haakunud minu sellise pikaaegse unistusega. See on võib-olla teistel inimestel ka olnud, ma võin jagada ka, seda oli kuidagi jätta endast maha jälg, siuke pikaajaline jälg. Ja mingi hetk ma sain aru, et ükskõik kui väga ma ka ei pingutaks, siis tõenäoliselt 1000 aasta pärast ei tea mitte keegi minust mitte midagi. Ja selline leppimine sellega, et aeg liigub kogu aeg edasi ja kõik on pikas plaanis ikkagi ajutine. Et sellega oli raske leppida, sest minu unistus oli jätta maha mingisugune legacy, mis iganes valdkonnas ja isegi nii-öelda arhitektuuri õppides sain aru, et isegi maja on tegelikkuses ajutine, et samamoodi 1000 või 10 000 aasta pärast seda tõenäoliselt enam ei eksisteeri. Et isegi sellised valdkonnad, kus justkui sa lood midagi püsivat, et isegi see ei ole püsiv. Et siis ütleme, see oli üks minu suur selline sisemine otsing. Ja nüüd võib-olla ma olen liikunud sinna, et kui lihtsalt öelda, et teha eelkõige iseenda ja oma lähedaste elu mõnusaks ja kergeks ja loodetavasti siis aidata võimalikult paljudel teistel inimestel luua oma elus rohkem selgust, kergust, vaba aega, nautimist, et aidata teistel inimestel just nautida elu veidikene rohkem ja tehes seda natukene lihtsamaks. Väga ilus. Ja ma jäin küll mõtlema selle peale, et 1000 aasta pärast äkki ei ole midagi, et see võib ju täitsa nii olla. Ja siis ma korraks mõtlesin selle peale, et mis asjad täna siis ikkagi on meil 1000 aasta tagusest ajast olemas või isegi 2000 aasta tagusest. Ja kui mõtlema hakata, et siis ikkagi on ju raamatuid, eks ole, muusikat, kunsti, mis on siis nagu ju vanem kui 1000 aastat, et võib-olla me nagu piirame enda mõttemaailmast nagu asja, mis me teeme või nende elujõudu, aga ma olen nõus jah, et tõenäoliselt nagu majad, mis täna ehitatakse 1000 aasta pärast vist enam ei ole. Just. Ja kui kõik see, siis mina juba käisin mõtetega seal ära, et ühel hetkel saab universum lihtsalt otsa, siis ei ole enam nii mitte midagi. Tõsi, sinna küll ikka mõni miljard aastat aega. Just, sinna õige palju aega, aga just selline mingisugune võib-olla läbi mõtlemata või see selline, jah, lihtsustatult sõnastatud mingisugune unistus, mis ilmselt minu sees ei olnudki väga pikalt sõnastatud, vaid oli lihtsalt see tunne, et tahaks midagi suurt ära teha. Et siis see arusaamine, et lõppude lõpuks ei ole mitte miski püsiv ja leppimine sellega, aga see on olnud jällegi toonud mind siia teisele poole vastukaaluks, mida ma hindan väga ja mul on väga hea meel, et ma olen ka sinuga kohtunud, sest sina minu jaoks natukene mingil määral sümboliseerid seda suunda, kuhu ma elus soovin liikuda. Ja see on huvitav, ma nüüd räägin palju järjest, aga kui selline inimene eksisteerib, kes sümboliseerib sinu jaoks mingeid väärtusi või mingisuguseid omadusi, mida sa tahad enda ellu rohkem tuua, siis tihtipeale ei pea see inimene väga palju tegema selle jaoks, et see tunne või soov või energia või olek kannaks. Et mina olen seda tundnud küll, et sinu energia kannab mind mingitel momentidel, kuigi sa elad enda elu ja teed täiesti omi asju, aga lihtsalt see teadmine, et sa eksisteerid ja sa oled mingite väärtustega, mitte et ma teaks neid liiga täpselt, aga sümboliseerid minu jaoks mingeid väärtusi, et see juba aitab tohutult ja aitas mul ka natuke ratsionaliseeridagi jällegi minu enda seda töö poolt, et mõnikord on mulle öeldud, et sa ei peagi palju tegema, sa lihtsalt hoiad ruumi hästi. Et juba see, kui ma olen inimese kõrval, kui ta korrastab oma ruumi, et mõnikord ma ei peagi palju rääkima, eriti kui protsess on juba mõnda aega kestnud ja tegelikult kõik need taktikalised sammud on
on edastatud, et siis piisab sellest, et keegi on selle energiaga või sümboliseerib mingeid väärtusi ja see juba iseenesest kannab. Aga tahtsin tänu väljendada selles osas, et oleme kokku sattunud. Ja aitäh, seda on hea kuulda ja mind on juba, ma arvan, et 5 või vist isegi kauem aastat inspireerinud selline taoistlik mõte, et tõeline meister õpetab ilma sõnadeta. Ja siis selle nagu edasi laiendus ka nagu järgmine mõte sealt on siis see, et meister ei tee midagi, ometi jätta midagi tegemata. Et need on sellised mõnusad paradoksid ja tõepoolest on inimesi, kellega koos tunnedki, et midagi on nagu teistmoodi ja mingid tegevusi on nagu lihtsam teha, kui siis hiljem näiteks üksi teha, et ma usun ka, et seal midagi on, aga sellele on nagu raske võib-olla näppu peale panna või kuidagi mõõta niimoodi objektiivselt, et mis asi see täpselt on, et me lihtsalt kuidagi tajume seda, et nii nagu see lennuk meil praegu üle pea lendas, et võib-olla kuulajad kuulsid või ei kuulnud. Aga et meil on selliseid igasuguseid häirivaid faktorid ka, aga siis kuidagi see kohalolev siuke nagu toetus, et see nagu aitab ka nendest üle saada siis. Ja nüüd kuidagi ma vaatan seda kohta, kus me istume ja selle eest nüüd tuleb Markusele tänud öelda, et see on Rapla lauluväljak. See on selline huvitav kombinatsioon, et ühelt poolt on siin ju rohelust, eks, ja on looduslikkust ja siis samas on sellisest palju kivi ja nii-öelda inimkätega tehtud. Ja see pani mind mõtlema selle peale, et mis need keskkonnad on, kus me elame ja toimetame ja kui palju need siis toetavad seda meie tegevust, et sina ju ka tegeled selle ruumi loomisega siis nii füüsilisel kui ka nii-öelda, mida nimetame siis vaimsel tasandile. Et kui sa peaks nagu ütlema, et mis nagu sinu arust iseloomustab selliseid häid füüsilisi keskkondasid, et kus on tõesti nii-öelda hea olla ja hea töötada ja hea nii-öelda tegutseda, et kas on nüüd võimalik kuidagi iseloomustada, et mis seal siis nüüd on või mida seal ei ole? Ma alustan natuke laiemast pildist ja siis võib-olla lähen natukene klassikalisemasse vastusesse üle. Et on olnud õnneks võimalus suhelda seda sorti teemadel väga erinevate inimestega ja see on pannud natukene mu perspektiivi muutuma või laienema. Et ma laiapildiliselt ütlekski, et keskkond, ruumiline keskkond võiks toetada seda, millega sa parasjagu soovid tegeleda. Just ütleme segamini ruumi ja korras ruumi vahe, et mõned inimesed teevadki loomingut väga hästi segamini toas, sest on palju sellist uudsust, asjad on võib-olla erinevates kohtades ja on palju selliseid mingisuguseid väikseid, aga uusi stiimuleid, mis võimaldab ka siis neid üle kanda kuidagi sellesse, mida sa parasjagu teed. Et selles mõttes ma ei ütle rangelt, et ruum peab olema korras. Kui see nii-öelda sind ei häiri ja just kui isegi toetab. Sest ma mäletan, ma teismelisena olin küll, et mäletan mingis Sherlocki sarjas ütles, et segadus soodustab loovust sisuliselt, ütleme lühidalt öeldes. Et siis oli nagu justkui hea vabandus mitte oma ruumi koristada, et ma kirjutan laulu, segadus soodustab loovust ja ära sega mind palun. Aga teistpidi jällegi on väga palju inimesi, keda see häirib, et kui see hakkab nii-öelda tõmbama sind eemale sellest, mida sa päriselt soovid teha ja hakkab nii-öelda häirima sinu fookust, siis võib-olla oleks kasulik, kui ruum sinu ümber on võimalikult klaar ja selles mõttes häirijatest vaba. Et kuidas seda teha, selle jaoks seda saab ka pikalt jutustada, aga miks see võib-olla on oluline, ongi just nimelt see, et puhtvisuaalselt mingisugused asjad ei hakkaks silma ja et meil oleks tõeliselt selline keskendumine sellele, mis me tahame teha.
praegu hüppas pähe näiteks, et kui osadel inimestel on post-iteid arvutiservad täis, et see võib mingil hetkel nii-öelda natukene häirida. Mina ise olen jõudnud sellesse kohta, kus mulle meeldib, kui mul on nii-öelda võimalikult vähe kõike muud ja ainult see asi, millele ma soovin keskenduda. Sest siis ei ole, mina olen hästi siukse kiirelt ühesõnaga siuksed häirijad toimivad mulle väga hästi. Ehk siis ma olen pidanud olema eriti nõudlik endaga selles osas, et neid häirijaid võimalikult palju eemaldada ja see on endiselt ka käimasolev protsess. Aga ruumiloome ja ruumi oleku osas on just minu jaoks see oluline, et kui sul ei ole mitte midagi muud ka teha, et kodu ei ole segamini, mul ei ole vaja kodu korrastada, sest tihtipeale, kui me hakkame ka olulisi asju tegema, mis on võib-olla natukene rasked või tüütud, paljudel inimestel on see, et kui midagi on sellist vaja ära teha, siis hakkad koristama mingit kas sahtlit või lihtsalt tuba koristama, sest siis see on siuke natukene lihtsama vastupanu tee asi, aga ikkagi asi, mis paneb sind produktiivsena tundma. Aga kui ruum sinu ümber on korras, puhas ja sul ei ole võimalik nii-öelda sellesse laskuda, et siis sa saad ka nagu seeläbi rohkem tehtud. Ma ei tea, nüüd ma läksin väga huvitavasse suunda iseenda jaoks ka natukene ujusin kaugemale. Aga jah, see oli üks punkt, mis ma tahtsin puudutada, et ei pea tingimata olema korras, kui segadus on see, mis sinu parasjagu tegevust soosib. Aga enamasti on meil ikkagi selline ülekülluse maailm ja võimekus keskenduda ja kõik muud häirijad välja lülitada on see, mida ma iseenda keskkonnalt hetkel otsin kõige rohkem. Mm-hmm. Ja tead, see oli hästi huvitav, mis sa tõid minu jaoks nagu mõte, et kui on nagu ruumis on palju segadust asjud, siis see käivitab loovust, et ma pigem vist olen ka nagu vastupidise suuna esindaja vähemalt viimasel ajal. Et mul tekkis võib-olla selline mõte, et kui ma mõtlen nagu tõeliselt loovate inimeste peale, ma ei tea, Mozart näiteks öeldakse, et tema on öelnud, et tema ju tema ei loonud seda muusikat, tema lihtsalt kirjutas selle üles, mis tuli. Et ma arvan, et kui inimesel on selline otseühendus, siis selle nimetame selle loovusallikaga, et siis vist ei olegi väga vahet, mis seal tema ümber on, et ta on nagu nii selles protsessis sees. Aga tavainimestel on äkki ikkagi nagu vaja sellist natukese lihtsamat või toetavamat ruumi, kus neid segajaid siis vähem on. Ja mul tuli jällegi meelde üks lugu, mis ma kuulsin, oli ka, kus oli juttu meistritest, nad jõuame kogu aeg meistrite juurde tagasi. Ja keegi kirjeldas siis ühte pottseppa kes siis tuli ahju tegemata, vaatas, kuidas see pottsepp siis seda ahju teeb. Ja mees tuli kohale ja siis ta väga hoolikalt sättis kõik need oma tööriistad valmis, mida tal vaja läheb, kuidagi nagu korda pani ja siis ka kõik need asjad, mida tal vaja on. Ja siis, kui see oli see ruum oli loodud, et siis ta hakkas tööle ja see töö läks nagu lennatas, et see sai uskumatult kiiresti valmis. Ja minu jaoks see kuidagi haakub ka selle meisterlikkuse ja loomise ja võib-olla ka efektiivsusega, aga mingis teises mõttes efektiivsusega, et sa tõesti nagu võtad ette ja teed keskendunud selle asja siis ära võib-olla võiks isegi üleloomulikult lühikese ajaga aja jooksul, mis teistele tundub nagu ulve, et äkki see on see üks moodus et kuidas nagu luua selline puhas ruum, kuhu saaks tekkida rõõm loomisest ja et siis seda kaudu nagu luua tõesti mingisuguseid selliseid ägedaid asju, mis siis puudutavad ennast ja teisi ka. Aga nagu sa ütlesid, et igal ühel võib-olla on siuke oma maitse-eelistus ja katsetamise lugu, et kellele siis mis meeldib. Ja ma arvan, et seal on tarvis ka seda eneseteadlikkust, et mõelda, kas see on nüüd lihtsalt vabandus selle uudsuse asjus või see on päriselt miski, mis mind südamest toetab. Sest uudsust on võimalik luua ka teistmoodi. Minu enda lemmikviis kindlasti sinus tajun ka seda osa on käia looduses, sest seal on samamoodi väga palju ju visuaalselt ja ka teistele meeltele nii-öelda uut informatsiooni, mis kuidagi, ma tunnen küll, et see aitab
luua uusi seoseid, uusi mõtteid genereerida, aga jah, et seda väärtust või seda tunnet on võimalik luua ka muul moel, kui segamini kodus, aga iga inimene on erinev. Mul kuidagi seostus sellega, ma nüüd täiesti kindlasti ütlen selle valesti, ei pretendeerigi sellele, et ma teaks, kes seda esialgu ütles või mis need täpsed ajaühikud seal olid, aga see metafoor, et kui sul on mingisugune aeg puu maha raiumiseks, siis esimesed, ma ei tea, 80% ajast võiks tegeleda kirve teritamisega ja siis viimased hetked nii-öelda päriselt puud maha raiuda. Et see on ka võib-olla, kuidagi jõuame ringiga tagasi sellesse, mis ma tunnen, et kuhu see oluline versus kiire on see, et selle asemel, et hakata kiiresti puud raiuma nüri kirvega, et ma tunnen, et ma hakkan aru saama, et mis on need tegevused, mis on see kirve teritamine ja milline on siis see tõesti kontsentreeritud ärategemine. Jaa, mitte, et mulle puude raiumine hirmsasti meeldiks. See tekitas mul nagu teise paralleeli, et siin kevadel, kui sai õpitud eksamiteks, siis ma ei mäleta, kus kaudu see jõudis, oli üks ka tore video selle kohta, et kuidas siis nii-öelda paremini ja tulemuslikult õppida. Ja sellest videost ma ütleks, et 90% siis nendest asjadest olidki pigem seotud selle kirve teritamisega. Ehk siis et see, et milline on su füüsiline enesetunne, kuidas sa puhanud oled, nii-öelda magamine, söömine, eks ole, mida sa sööd, et kuidas see sind toetab. Ma ei tea, hommikuti sellised meelerahuharjutused, meditatsioon näiteks, et sa lood sellist rahulikku nagu keskkonda endas ka nagu mingi keskendumine. Et kõik sellised asjad, mis nagu tundub, et ei ole nagu otseselt just nagu õppimisega või eksamitega seotud, vaid see ongi nüüd siis seda sinu metafoori kasutades selle kirve teritamine või ütleme vaimu teritamine selleks, et siis kui sa selle asja nagu ette võtad, et siis see tõesti nii-öelda annab ka nagu tulemuse sinu jaoks, et see, mida sa õpid, jääb nii-öelda meelde ja sa oskad seda seostada ka muude asjadega. Ja teatud ma ei mõtlema, et kas võib ka öelda, et suur osa meie elust ongi teatud mõttes just nagu ettevalmistus siis millelegi, et jõuad mingi hetkel, jõuad sellisesse kohta, kus sa nagu päriselt hakkad looma. Aga see oli siuke väike mõtteuperpall, et äkki ikka nii ei ole. Jah, aga tõesti see mõte sellest, et see ettevalmistus, see teritamine on oluline osa protsessist, mitte kanduda ära sellesse, et nüüd tuleb kohe andma hakata, mida iganes me teeme, et hinnata seda ettevalmistust ja ka üldist olekut kui olulist osa selles protsessis. Jah, see on nagu nõus ja mul on tunne, et aina enam see, mida me teeme ja kui palju me jõuame teha ja millise kvaliteediga me teeme, et see on ikkagi suures osas seotud vist sellega, kes me oleme ja kuidas me oleme või et see on nagu rohkem olemisega seotud kui tegemisega seotud. Aga seda on võib-olla isegi nagu raske nagu seletada, et aastal hiljuti oli jällegi üks tore dokumentaal jooksis Jaapanist ja näidati Jaapani inimeste nii-öelda lugusid, et kuidas nad nagu elavad ja töötavad ja mind tootult ikkagi inspireeris, kuidas siis seal ka jällegi omajagu meistrid käis sealt läbi, et lihtne näide jällegi, kuidas üks kokk tegi nii-öelda toitu seal niimoodi, et ta nagu äärmise keskendumise ja sellise tähelepanu hoolivusega siis taldrikule asetas igasuguse salatilehe ja kõik oli nagu perfektselt nii-öelda paigas. Või siis nagu mõõgameistris, kes oli mingi 40 aastat nii-öelda harjutanud, otsinud, praktiseerinud, õppinud, kuidas siis luua nii-öelda samasugust mõõka, mida siis kunagi mitusada aastat tagasi meistrid suutsid teha. Et nagu see on see näide pühendumusest ja mõtlesin, et meil kuidagi siin lääne kultuuri ruumis selline pikk pühendumine ja ettevalmistus tundub nagu võõras, et me tahame kohe nii-öelda, et kui mingi asi, mida me õpime, et kui ma seda nädala ajaga kätte ei saa, et siis on nagu jama õpetus või ma ei tea, isegi nädal tundub veel nagu pikk, et tahaks, et ma oskan nagu kohe
ja siis kui keegi tuleb sulle, ütleb, kuule, et selle õppimine võtab sul 40 aastat aega, et siis ma arvan, et enamus nagu ütleb, et käi kuu peale selle jutuga, et mul ei ole nii palju aega, et mul on kiire, et õpeta midagi kiiremat. Jaa, tunnen ka endas ära selle poole ja mis minul veel on nagu selline, mis hakkas peas üks hääl käima, on see, et miks ma peaksin nägema nii palju vaeva salatilehe paigutusega, kui see on 2 minuti pärast on keegi selle sealt ära võtnud, et see on see siuke, ütleme, seesama, millest ma enne rääkisin, see asjade püsivuse ja ajutisusega leppimine, et see sisemine hääl mul veel tekib ja on raske mõelda sellele kui olulisele asjale, kui see ongi nii ajutine. Aga on huvitav mõte, mida ma veel pean mõtisklema enda jaoks, et kõik on ajutine, aga lihtsalt ajaskaalad on erinevad, et miks siis see millegi kestus määrab selle asja väärtust. Võib-olla mul nüüd selle sinu küsimuse peale, et see salatilehe küsimus on hea, et miks seda teha, kui see 2 minuti pärast on juba ju kellegi kõhuseks. Ja see vist on viimasel ajal 2 kohast tulnud umbes sama mõte, et ma püüan selle eesti keelde tõlkida, et see on umbes midagi taolist, et see, kuidas sa ükskõik mida teed, et niimoodi teed sa ka kõiki teisi asju. Ehk inglise keeles olid umbes midagi taolist, et the way you do anything the same way you do everything või midagi taolist umbes oli see mõte. Ja võib-olla äkki ikkagi on nii, et kui sa ühte asja, ühesõnaga, et ei ole vahet, mida sa teed, et kui sa mingit asja teed räpakalt, et siis see kandub nagu teist asja tegevustesse üle ja kui sa siis teed nagu mõnda asja ikkagi niimoodi pühendunult ja tähelepanu, et siis see ajapikku kandub ka kõikidesse teistesse tegevustesse üle. Aga ma ei tea, jah, et selline kuidagi mõte liikus läbi. Mingil määral kindlasti on see selline üldine siuke kas pendel või liikuvus inimesena, et seal on ka tõenäoliselt ongi mingisugune ajaline nihe, milles võib-olla hakkad midagi tegema, hakkadki trenni tegema nii-öelda pühendunult ja järjepidevalt ja korralikult ja siis natukese aja pärast tuleb söömine järgi ja siis tulebki see, et ärkad ühel ajal ja et ta voolab nii-öelda nagu laiali, et mis kohast sa alustad, võib-olla erinev ja sama võib toimida ka vastupidi, et kui üks valdkond elus nii-öelda jääb täiesti unarusse või liviseb täiesti käest, et siis see hakkab nii-öelda alla tõmbama ka teisi valdkondi, et jah, ta mingil määral kindlasti, et kuhu poole sul see gravitatsioon on, ja ma arvan, seda määrab kindlasti see, et mis su taotlus on, kuidas moodi asju teha. Ja aga mul on nüüd tunne selline, et me oleme omajagu aega ju jutustanud. Ja, nõus. Et äkki hakkaks kuidagi seda esimest osa siis nii-öelda just nagu kokku võtma. Et kui sa püüaksid kuidagi enda jaoks sõnastada, et mis see nüüd siis on sinu jaoks, mis siit kuidagi nagu olulist oli või mis siit kaasa võtta, et mis sa tahaksid niimoodi välja tuua? Mul on kõigepealt väga hea meel, et meil kuidagi tekkis see idee, et me siin oleme ja tõesti praegu aeg lendas ja sõltumata sellest, et me sisuliselt midagi kokku ei leppinud, oli ääretult põnev ja mõtteid kerkis rohkemgi, kui oleks mõistlik ja jõuaks jagada. Nii et sellise telgitaguse poole pealt on sellised mõtted ja tunded. Ja mis ma sisulise poole pealt tänasest kaasa võtan, ma arvan, ongi see selline tõesti meistri tunnetus või see meistri mõiste üleüldse. Et hinnata seda ja selle väärtust võib-olla praeguses ühiskonnas või praeguses maailmas. Kuidas sinul? Ja ma hästi ühinen sellega, et kuulajatele taustaks ka, et me ju Markusega jalutasime, siis tekkis mõte, aga äkki teeks ühe podcasti.
ja see sündiski, et no aga proovime siis, et Markus võttis tehnika ja saame kokku ja vaatame, mis tuleb ja noh, ei läinudki palju aega mööda, kui siin me oleme, eks. Ja mõte oli ka teha see võimalikult nagu lihtsalt, et hakata kohe peale, et mitte üle nagu mõelda, et mis nime me anname kõik selle asjad lihtsalt nagu tegema hakata ja see töötas. Aga sellest tänasest vestlusest jah, ma hästi tead, mulle ka meeldis see meistri mõte ja see nagu eeskujude mõte, et mul on õnneks olnud õnne omada selliseid häid eeskujusid ja tuttavaid, kelles on siis neid iseloomujooni, mida mina endale ka tahan. Ja et noh, võib-olla nagu teadlikumalt veel nii-öelda nagu mõelda nende peale või märgata. Ja ma julgustan ka kuulajaid, et kui sul on keegi inimene või tuttav, et kellest sa näed neid mingeid iseloomuomadusi või jooni või oskusi, mis sulle tohutult meeldivad, et siis julgustada temaga ühendust võtma ja minna kas või koos siis, ma ei tea, lõunale või kohvile või kutsuda välja, et sealt võib kasvada midagi ilusat, et noh, minu lähemalt on selliste oma pikemaajalised tuttavatega umbes nii juhtunud, et süda natuke värises sees küll, et kas ma ikka nagu julgen, aga inimesed, kui ta on nii-öelda nagu õige inimene sinu teel ette määratud, et siis nad on üldjuhul väga abivalmid ja lahked siis nii-öelda ka toetama ja teekaaslaseks olema, et äkki selline mõte kaasa anda siia teele. Väga ilus mõte. Ja aga millal tänan sind Markus ja soovin siis kõigile meie kuulajatele ka ilusat päeva jätku ja sellist meisterlikkuse poole pürgimist. Absoluutselt, sekundeerin. Tõesti, suur rõõm oli juttu vesta ja paneme selle seemne idanema, et see puu saaks hakata samamoodi kasvama ja vaatame, missugune ilm on ja kui kenasti see puu kasvab. Aga jah, nõus, et hakata kuidagi minema on hirmus, aga ilus. Just. Aitäh teile ja kena päeva kõigile. Aitäh, nägemist.